Mina olen Daniel ja mina näitan teile vilepilli tegemist. Mina olen vilepillidele spetsialiseerunud käsitööline ja täna teen ühehäälset pajust vilepilli. See on kevadel kooritud pajuoks siit vähem kui kilomeetri kauguselt ja sellest ma teen ühehäälseid vilepille. See on selline üsna hea puu, aga ta on võrdlemisi pehme, nii et ta saabki teha põhimõtteliselt ainult ühehäälseid vilesid. Nii. Ja alustuseks ma võtan otsa maha. Nii. Ma olen igat moodi proovinud, aga kõige mugavam on siis, kui puurid augu kohe sisse ja siis lõikad ülejäänud avad. Et nagu nägite, mina lasin elektrirelliga selle augu ja mul on ka sellised väga vägevad puurid, mida isegi ehituspoest ei saa. Spetsiaalselt tellitud. Aga vanasti sai pisikese oherdiga seda auku ajada või siis pajupilli puhul toorest pajust ka koore maha tõmmata, lõigata avad sisse ja siis koore tagasi panna. Ja nii saab selle tühimiku, mida on vaja. Aga sarnaselt pajupillile siis tuleb lõigata õhu väljumise ava siia peale. Niisugune lõige. Ja siis vaadata, et ükski pind teda ei segaks. Ja siin on mul juba huulikud varem välja lõigatud. Huulikuid saab teha peenematest pajuokstest, samamoodi nagu selline paju, et maist juulini koorid ära ja siis kuivatad. Ja ta on ikka päris pikka aega hea. Nüüd sai lihtsalt valmis selline ühehäälne vilepill, aga nagu näete, see on veel toorik. Siin on saetud otsad ja seda vilepilli saab alati ise viimistleda vastavalt soovile. Et näiteks nagu mina olen alati teinud, et lõikan tagaotsa ümaraks niimoodi. Nii. Selline ümar tagaots, et taskus ei kraabi, ei lõhu tasku nurki ära. Ja samamoodi huulik, et ei peaks tervet seda otsa suhu panema. Ja samas need servad kraabivad, tasub lõigata huulik kokku niimoodi koonuseks. Nii. Nii, see on siis selline valmis vilepill minu arusaama järgi. Ja lisaks sellele on mul siin ka 2- ja 3-häälsed, millel on need samamoodi tehtud. Ja vile peal on väga hea puidupõletiga kirjutada ja teha igasugu nikerdusi noaga, mis iganes siis lõikad servi, kirjutad tähti. Nii, ja tööriistad, mis mul laua peal on, et haamrid on minu töös äärmiselt olulised asjad. Samamoodi õhukese teraga ja väga teravad noad. Ja haamer on mul mõeldud selleks, et kuna puit käitub erinevalt ja aeg-ajalt tõmbab kokku ja paisub, siis tuleb vahest huulikse sisse lüüa. Siis ma panen ta niimoodi paika kõigepealt ja siis vastavalt siis sellele, kui raske huulik see on, et peenemate puhul mul on selline haamer, mis ma tegin juba väga ammu ja see on natuke jämedam, siia ma annan selle suure haamriga peale. No nii, see on huulik õigel kaugusel ja ülegi ära võtta ja lõigata sedasi paika. Nii, ja veel üks ilus saare oksast vile. Ja lihtne mängima õppida, vaatad
video ja paned ise järgi 1, 2, 3, 4